Tere, mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Tänases video alguses on sellised ilusad sügisesed kaadrid. Ma ausalt öeldes olen suur selline matkaradadel käia ja lastega käime päris tihti, et kui me varasemalt elasime Ida-Virumaal, siis enamus sellised suuremad matkarajad me ikkagi käisime läbi ja järved vaatasime üle ja kõik sellised looduslikud vaatamiskohad on alati väga mõnusad külastada ja lastele meeldib niimoodi seigelda. Et siin on kaadrid mõned Sangaste matkarajalt, et see on meile siin kõige lähem ja see on väga ilus, see on selline lossi vana park, seal on nagu huvitavaid puid ja vanasti ma mäletan, kui see park oli veel niimoodi nagu korras ja avatud, et siis ta oli väga ilus, aga praegu ta on kuidagi nagu unarusse jäänud ja ei ole kõige paremas korras ja see pargi aiakülastus on üldse eraldi tasuline ja see tagumine matkarada on eraldi, nii et aga seal taga on üks RMK majake, mis on tore, et kus saab käia ka grillimas ja niisama pikniku pidamas, et me seal tegimegi lastega ka pikniku. Ühesõnaga väga ilus rada, soovitan minna jalutama, et huvitavad omapärased puud. Ja siis ma avastasin, et ma ei ole teile veel näidanud, kuidas ma oma välikäimlat tuunisin. Et mul on selline huvitav tänav hoovis, kus on nagu mitu maja ja kuuri on nagu niimoodi ühendatud väikese tänavaga. Siin vasakul pool on sahver, paremal pool on puukuur ja otse ees valge uks on saun. Ja siis läheb selline huvitav tänav. Hea, et seda ei pea muidugi niitma, et seal on nagu omal ajal pandud mingid valatud kivid, aga et seal kõige lõpus siis enne sauna on vasakut kätt on välikäimla ja seda ma juba siia kolides kohe esimese asjana sai tuunitud, aga ma lihtsalt ei ole jõudnud seda veel näidata. Et siin on näha, ma panin vanad võtmed panin sinna tänavale niimoodi seinte külge ja siis küünla hoidjad sinna, et siis vahest õhtuti olen süüdanud neid teeküünlaid seal. Aga siin on siis see välikäimla sel kuupäeval, kui me siia kolisime, ma tegin pilte, et oleks hea vaadata, milline ta oli enne, et see oli sisuliselt nagu kokku vajumas, on näha, et seal oli ebaturvaline istuda isegi, et oli nii mäda lihtsalt, et seal oli vaja väga kapitaalset põrandaremonti ja siis isa mul aitas selle ära teha, pani uue põranda ja siis panime ka uue poti ja siis sai neid väljast pandud uued liistud ja mädasemad kohad välja vahetatud ja mina panin veel maja ümber ilusti tänavakivid, et oleks ilusam ja lapsed aitasid selle uuesti üle värvida ja põhimõtteliselt näeb välja nagu uus peaaegu on ju. Aga vähemalt on värskendus ja siin on siis näha, milline ta mul vahepeal oli. Aga ma olen seda nüüd veel tuuninud ja ma lõpus näitan veel siis, milline ta nüüd on, aga praegu siis vahepeal oli ta selline. Meisterdasin sinna ühe ka selle WC-paperi hoidja, mingi vana naki oli, mis ma leidsin metallist ja siis panin sinna köied ja riputasin ja siis saab panna nagu paberi sinna köie peale ja siis saad vahetada. Selline lihtne WC-paperi hoidja. Alati ei pea tarbima liigselt ja ostma mingit poeasja, võib vahepeal teha, meisterdada midagi omanäolist. Ja kuna see nagi oli mul nagu nii olemas siis. Ja nüüd on siis see WC, nagu ta mul hetkel on. Ma värvisin ukse natuke üle ja värvisin seina natuke üle. Ma mõtlesin, et ma ikkagi tervet WC-d ei värvi üle, et mulle meeldib natuke, et on seda puidust osa ka. Ja põrand sai laminaadiga üle tehtud. Ja siis ma mõtlesin, et ma teeks nagu oma sellise nagu linnugalerii siia WC-sse, et kui ma olen leidnud kuskilt kaltsukast ilusaid linnupilte, siis ma olen ostnud. Ja nüüd on mul WC-s linnugalerii. Et huvitaval kombel on isegi päris palju neid leidnud juba. Aga ma alati ei ole vaadanud ka, et vahest arva ju käid. Ja siis mul on vanadest sahtlitest on tehtud siia mõned riiulid. Et ühe vana sahtli ma riputasin seina külge, siis seal on ka raamatute jaoks on üks selline kott õmmeldud. Ja siis riiuli peal on lihtsalt mõned nipsasjakesed, et ei oleks nii tühi ja igav see WC, et on nagu natukene. Ja mingid kujukesed, mis ma olen kunagi kuskilt ostnud, siis need on kõik siia pandud ja siin on mõned puidust südamekesed ja veel mõned sellised pildikesed. Ühesõnaga, et oleks huvitav WC-s istudes, et ei ole igav.
see on ka puidust. Make today beautiful. Et võib-olla tulevikus veel natuke tuunin seda, aga hetkel on ta selline, et võib-olla panna mingi kardin üles akna peale ja siis kookosmatt on ka pandud siia, et väga porise ilmaga lähed, siis on ja suurem pori maha pühkida. Et selline on siis hetkel minu välikäimla. Aga õuntest veel. No kuna ma ei saa hetkel õuntest üle ega ümber, ma lihtsalt tahan neid võimalikult palju ära tarbida. Siin ma näitasin, millistest õuntest ma teen, on sellised pisikesed. Selle sordi nimi on Paide taliõun. Ma isegi ei tea, miks ta on Paide taliõun, sest ta minu teada ei ole üldse talisortki, sest ta juba ammu on puu otsast alla kukkunud ja need ma puu alt korjasingi viimased ära. Ja ma teen nagu viimasel ajal nendest õuntest omale sellist nagu viiruse vastast jooki. Et kunagi nägin ühes ajakirjas või kuskil retsepti ja siis ma olen nüüd seda päris palju teinud. Siia käib sisse siis korralikult nelki, siis käib siia sisse kaneeli, üks suur supilusika täis. Õunu ma panin umbes neid väikseid kuskil üle 10, ma ei mäleta, mingi 15-16 õuna. Siis mul on tehtud ise selline ingveri sidruni kuivatatud pulber, et terve kuivatatud sidrun ja siis ingveri koor ma purustasin ära, kuivatasin ära ja siis tegin pulbriks ja siis niimoodi on nagu hea panna kuskile toidu sisse ja vahest panen smuuti sisse. Ja siis keedan seda vähemalt pool tundi, võib ka kauem, oleneb õuntest ka need õunad näiteks poole tunniga väga pehmeks ei läinudki, et võib ka kauem ja ohtra veega. Ja siis see vedelik on selline mõnusalt vürtsikas, siis see on selline hea viirusevastane jook, et seda siis ma joon nagu tee asemel. Kurnan tassi, lasen jahtuda ja panen natuke mett ka ja üüber hea jook on, hästi maitsev, hästi mõnusa maitsega, selline natuke nagu jõulune ja ma ei oskagi öelda, selline hästi. No sinna võib veel mingeid vürtse või asju panna, kui keegi tahab, aga nendest vürtsidest täiesti piisab. Ja need õunad, mis siis sellest joogist järgi jäävad, siis need ka ei lähe raisku, need ma blenderdan selliseks kastmeks. See tuleb hästi selline siidine ja mõnus õunakaste ja natuke selline vürtsikas. Seda võib panna pannkoogi peale, nii sama moosisäie teha või ta on selline hästi mõnus või ükskõik magustoidu peale. Et seda võib igale poole panna. Ja siis muidugi ka üks õunakook tuleb ära teha. See on nüüd hetkel meil, mida me oleme juba mitu korda teinud ja lastele väga meeldib. Et sulatan või ära, sinna läheb umbes päris pool pakki ei lähe, umbes pool pakki võid, siis piima ja muna. Ja siis segad need vedelad ühes nõus ja kuivad asjad teises nõus ja siis omavahel kokku ja nagu ikka kooki tehakse. Et see on selline, ta ei olegi nagu niivõrd kook, kuivõrd magustoit, mina kutsun teda nii. Aga teda saab ka teha ilusamaks koogiks, sest ta on suhteliselt paks tainas, et kui teha see tainas natuke vedelam, siis ta jääks nagu rohkem nagu ilusam. Aga ta jääb põhimõtteliselt nagu õunavorm või niimoodi, mida on hea, siis vahest sööme seda jäätisega, vahest sööme mingite kastmetega, et kuidas kunagi. Praegu ma panin siia jahu sisse natukene ka küpsetuspulbrit, ja mina kasutan speltajahu selle koogi juures eriti, et speltajahu on kuidagi mõnusama maitsega ja tervislikum kui nisujahu. Et ma ostan küll vahest ka seda Loonatalu öko speltajahu, aga hetkel oli mul kodus see Veskimati oma. No ja siis korralik suur teelusika täis kaneeli läheb, siia võib ka tegelikult rohkem panna, aga retseptis on nagu üks teelusika täis kuhjaga. Ja siis segad need omavahel kokku, ta jääb selline suhteliselt paks, selline hästi-hästi õunane, et need põhikoostis ikkagi on sisuliselt see õun seal, et siis sõltub väga palju, millist õuna sa kasutad. Kui teha magusamat õuna, siis suhkur nii palju ei pane. Tegelikult on retseptis suhkur, aga kuna mina hetkel suhkrut üritan vähem tarbida või üldse mitte tarbida, siis ma avastasin enda jaoks selle mungavilja pulbri.
ja nüüd ma olen teinud sellega, see on mega magus looduslik suhkruasendaja, mis ei sisalda ühtegi kalorit ega ei tõsta veresuhkurt, et ta on nagu selline hea asendus ja ta on 10 korda magusam kui suhkur, nii et selle koogi peale ma panin 2 väikest teelusikatäit ja oli täpselt paras see kook magususest. Ja siis ma teen vormi võiga üle ja valangi selle segu sinna vormi. Ja siis ma olen teda kuskil niimoodi 180-190 kraadi juures kuskil 25-30 minutit küpsetanud. Et jah, lihtsalt vajutad, kui on mahlasemad ja magusemad õunad, siis ta tuleb selline mahlasem ja magusam ka, et need õunad on mul siin vist Antonovkad, millest ma tegin ja need ei ole nii mahlased ja ei ole ka nii magusad. Et selline ta jääb ja lastele meeldib see sellise šokolaadikastmega see kook või siis jäätisega 2 versiooni, et eriti kui soojalt süüa, siis on jäätisega kõige parem. Aga see šokolaadikaste on ka hea ja vahest oleme ka võtnud seda karamelli oma. Et see on vist selline natuke nagu kondenspiima moodi, aga lihtsalt kakao on juures. Ma olen seda Lätist ostnud, ma ei tea, kas Eestis ka müüakse. Aga minule maitseb see kook kõige rohkem selle sama õunakastmega, mida ma enne tegin. Et mina ise söön nii, aga lapsed naudivad teistmoodi. Ja kui seda õunakastet jääb järgi ja jõua ära süüa, siis ma panen selle kuivama niimoodi sellise silikonmati peale. Ja kuivatist ta tuleb selline rull. Ja siis ma teen sellest sellised kommid. Need on nagu põhimõtteliselt nagu poes müüakse puuviljarull, et sellest saab täpselt samamoodi väga edukalt teha neid. Väga maitsvad jäävad. Ja siis me oleme käinud veel Harimäe vaatetornis siin vahepeal jalutamas, kui on olnud ilusamad ilmad, et just kui et näha seda sügise kollast tooni metsade kohal, et see on nagu väga ilus, varsti ju puudelt lehed kukuvad alla ja siis on raagus kõik. Et see Harimäe torn uuesti nüüd avati hiljuti, et ta on mingi vana torn kukkus kokku ja nüüd ehitati suur ja uhke. Ja siin meil lähedal on Laatre, kus me käime vahepeal jalutamas järve ääres ja pargis, et seal on ka luiged alati tiigi peal. See on sattus selline karge udune hommik olema, kus me käisime väga-väga ilus, oli selline maagiline ja müstiline oli. Kõik oli härmas ja selline hästi tihe udu oli maas ja hästi ilus. Et seal on selline pais ka, kus mu poisile lemmik koht, see tema ütleb, oi, see on super koht. Et talle see hullult meeldib ja siis ta vahest küsib, et lähme jälle sinna. Seal on selline nagu saareke selle silla ääres ja siis seal saab nagu kive vette loopida, see talle hullult meeldib. Aga seal on ka suvel selline ujumiskoht, kus me vahest suvel oleme käinud. Aga nüüd käivad seal vahest, ma tean, paadiga kalamehed olen näinud. Aga praegu oli jah, super ilus hommik seal. Siin ma näitan, kuidas mul üks pelargon hakkas ootamatult õitsema, valge pelargon, hästi täis õisi. Ja siin on hetkel mu aiamaa, siis aiakastid, mis on ilusti puulehtede multsiga kaetud. Siin kõige esimeses on mul taliküüslauk. Panin lihtsalt õhukese kihi lehti peale multsiks. Siin on vaarikapeenar, siin on maasikapeenar. Et ma see aasta olen natuke teistmoodi, siin olid mul muidu herned enne. Ja siia veel siis järgmine aasta ma veel otsustan, mida ma panen veel. See on nüüd kõige uuem peenar. Siin oli enne mul telliskivides selline pool seda suurust, aga siis ma need telliskivid viisin mujale ja tegin ikkagi puidust, et oleks kõik ühe suurusega need peenrad. No see oli mul kõige esimene, mis ma tegin ja siis ta jäi natuke teistest väiksem. Ja siin ma võtan üles oma viimased porgandid, et ma enamus porgandid olen juba üles võtnud. Et saak oli täitsa okei. Mingi paar sellist korvitäit äkki ja enamus nendest porganditest ma nagu hakkisin juba kuubikuteks ja panin sügavkülma valmis sellised kogused kotikestega, et talvel hea võtta, kui tahad midagi suppi või aedvilja autist teha. Aga kuna mul on seal porgandid on nagu hästi erineva külviga, ma külvasin osad juba sügisel ja osad kevadel ja osad veel suve alguses.
siis on mul seal väga erineva suurusega need porgandid. Et need, mis on sügisel külvatud, need on juba päris suured. Ikka sellised pirakad ja mõned isegi natuke juba lõhki kasvanud, aga need, mis nagu hiljem sai külvatud, need on sellised väiksemad. Just sellised head niimoodi kohe närida. Mulle meeldib väga just kõige rohkem niimoodi värskelt neid noori porgandeid närida. Aga siis ma avastasin ka ühe uue retsepti porganditega, mis mulle väga meeldib. Ma arvan Instagramist äkki, nii et see ei ole nagu kuskilt raamatust. Et võtad 2-3 suurt porgandit ja riivid ära, paned ühe muna ja siis võid panna kas peotäis riivjuustu või siis kohupiima või ka toorjuustu, midagi sellist juustulist. Segad ära ja paned ahjuplaadile küpsetuspaberi peale sellise teed nagu sellise suurema pannkoogi. Ja siis kui ahjust välja võtad, siis ta on mõnus selline nagu vräppe tehakse. Mul ei tule see saia nimi meelde, millest vräppe tehakse, mis niimoodi ilusti paindub, et sa saad ilusti rulli keerata, ei lähe katki. Ja siis võid sinna panna ükskõik mis täidiseid ja asju ja väga-väga maitsev. Et maitsained võid ka sinna sisse muidugi panna lisaks igast soola, pipart ja kõike. Aga jah, see on väga hea. Selle korviga on muide väga hea selliseid juurvilju võtta, et saad kohe vihmavees suure mulle ära loputada. Et hästi mugav. Aga porgand põhiliselt ikkagi meil läheb kuskile supi sisse, et lapsed vähe millegi pärast tahavad porgandit närida. Et ma vahest peidan teda kuskile, kas teen mingit porgandi pannkooke või midagi. Aga kui nad teavad, et seal on porgand, siis nad tavaliselt ei söö. Ja video lõpetuseks ma näitan, mis ma veel tegin. Et lastele kunagi toodi selline elektriauto ja ta toodi meile juba katkisena ja ta ei ole päevagi siin sõitnud ja meil ei õnnestunud teda korda saada ja siis ta lihtsalt istub seal õnnetult seal puu all. Ja siis ema juba mulle ütles, et kuule, pane sinna lilled parem sisse, et mis ta siin istub, on ju. Ja siis ma mõtlesingi, et ma panin selle otsast otsani neid lehti täis kõdunema sinna. Et kui need ära kõdunevad, siis kevadel istutan sinna mõned lilled tõesti, et lasta siis olla. Ongi ilusam. Ka selline saigi tänane video, et tore, et vaatasid ja kohtume järgmine kord.